Tervist! Tarva Akadeemia, olen Meelike ja teen ladumise laupäeva postituse. Et aeg-ajalt siin grupis siis tutvustame erinevaid ladumisviise tarudega. Ja täna mul on siis ikka meie eestikeelsed õppekaardid kasutusel. Kes soovib neid ka, siis Tarva Akadeemia kodulehelt saab neid tellida. Miks nad on head igasuguste ladumiste ja õppimiste puhul? Siin on hästi palju eestikeelset informatsiooni, sest mõnel kaardil on väga palju märksõnu. Kohati on nad isegi vastuolulised ja siis on nagu parem vaadata, et mis siis see õige tähendus vastaval päevale või päevakaardile või küsimusel on. Ja tänane ladumise laupäev on siis 3 kaardiga ladumine. Tegu ühe tuntuma, ühe lihtsaima ladumisega, kus siis erinevad kaardid tähendavad vastavalt siis oma asukohale teatud ajavahemikku, ehk siis minevik, olevik ja tulevik. Ja sealt saab siis sellise põhjalikuma selgituse oma küsimusele. Video all on ka pärast link, kus saab siis prinditud materjali, et on siis nagu täpsemini igaks juhuks veel see ladumise põhi olemas ja siis küsimused, mida miski tähendab. Alustuseks siis kaardipakk. Võta üks 50 minutit rahulikult aega, et vaata, et saad olla üksinda rahulikult, sega kaarte ja keskendu oma küsimusele. Näiteks, et mida sa pead teadma oma suhte kohta, mida sa pead teadma, milline õppetund läbi teha, et tööalaselt näiteks asi paremini läheks. Ja sega kuni tunned, et piisab, siis mina soovitan jällegi oma mitte domineeriva käega, mina olen paremakäeline, tõstan siis vasaku käega kaardipaki pooleks ja alumiselt poolest siis võtan 3 kaarti. Esimene kaart vasakule, teine kaart keskele ja 3. kaart paremale. 1, 2, 3. Teemaks siis tööteema. Võtame siis sellise teema, et mida peaks teadma oma töövaldkonna suhtes, et mida peaks parandama, mida teha, et asjad läheks nii, nagu sooviks. Esimene kaart siis tähistab minevikku. Minul tuli siis müntide kuningas. Ja selle mõte siis on minevik. Mida ma pean teadma või õppima eelnevast, millised õppetunnid, milline energia on varasemalt. Müntide rüütel on siis selline kannatlik, lojaalne, üks korralik tööinimene, et juba see hobune on selline korralik tööhobune, et kui teised rüütlikaardid on alati sellised kihutavad ja korralikud sõjamehed, siis siin rüütel, tema hobune on ka selline korralikuks maatööks mõeldud. Et näiteks selle kaardi õppetund või energia, mida siis minevikus mäletada ja õppida ongi, oled korralik tööinimene, korralik tööloom, et teed, mida kästakse, teed veel rohkem, teed ületunde, et ikka töö saaks tehtud, aga kas endale mõtled piisavalt, et elu ei ole ainult töö, sest niigi tundub, et päevas on küll 24 tundi, aga ikka väga suur osa läheb töö peale. Et eriti, kes veel iseenda heaks töötavad, et siis ei olegi sellist kindlat 9-5 töö tegemist, et töö tuleb ka koju kaasa, et näiteks selle kaardi märksõnad minu puhul väga hästi sobiks, et just, et töökus on väga hea omadus, aga sellega ei tasu liiale minna, kui muud valdkonnad kannatavad. Olevik ehk siis mis on hetkeolukord, mis on hetke väljakutsed, mis on hetke hirmud, takistused,
mis siis olukord on. Tuli karikate kuninganna näiteks. Selle märksõna, kaardi lühimärksõna on hoolitsemine ja märksõnad on turvalisus, naiselikkus, armastav, tundlikkus, lojaalsus, tagasihoidlikkus. See annab kohe märku, et kui see kaart tuletas meelde, et ei maksa nii-öelda üle pingutada, jah, lojaalsus on hea, töökus on hea, aga kui sa ikkagi kellegi teise heaks veel töötad, siis seda enam ja kui enda heaks, siis täpselt, et vaata, et sul oleks piisavalt aega meelelahutuseks, pere jaoks, sõprade jaoks, uneaega. Ja siin nagu see tuletabki meelde, et liigne lojaalsus, liigne kohusetunne, selline hoiame suhteid, et kõigil oleks hästi. Jällegi, aga kas ega ennast ole ära unustanud, et minust väga head kaardid, et erinevad mastid, aga tuletavad meelde, et jällegi tasakaal on vaja, et ei pingutaks üle sellega, et kõigil teistel oleks hea ja ise viimasena. Ja viimasena number 3, tulevik, ehk siis mida tulevik toob, milline on tuleviku energia, mida võiks teada, et tulevik oleks just selline selle küsimuse jaoks, nagu sa soovid. Ja tuli sauade kuningas, väga huvitav. Kõik on suure arkaani kaardid, aga erinevad mastid ja ka erinevad õukonna tegelased, et on kuningas, oli kuninganna ja on rüütel. Lühimärksõna on visioon, ehk siis suured plaanid. Ja, tead, mida tahad. Tulevikus väga hästi tead, mida tahad. Energia, kogemus, optimism, enesekindlus, motivatsioon, tegevusele suunatud. Ehk siis ideed on olemas. Energia on olemas. Lihtsalt siis eelnevatest kaartidest õppida, et ära jätta ennast kunagi tahaplaanile. Töökus on hea, aga jah, liiga ei tasu teha töö tegemisega, üle pingutamisega ja keskenduda siis just sellele heale energiale, loovusele, oma visioonile, mis sul on, et keskendu sellele. Ja selline ongi 3 kaardiga ladumine, et väga lihtne ja seda saad siis aeg-ajalt jälle uuesti teha, vaadata, kas oled oma õppetunnid kätte saanud, mida veel teha, nii et minevikust õppida mineviku mustreid. Olevik annab sulle siis, kus olukorras sa oled, mis energias sa oled ja tulevikukaart näitab siis, kuhu sa liigud, kuhu sa tahad liikuda ja mida teha, et sinna jõuda. Selline siis 3 kaardiga ladumine. Postituse all on ka siis link, kus saab alla laadida prinditava materjali ja järgmise korrani. Tšau!